con los terroristas. And do the Harlem Shake. Siit see kõige paremat säänd all. Ei saab küll. Mul kõik on ööd ja vennad, kes seal metsa sees. Mul ema ööbik, isa lõvinahas käib. Mul terve mets vaid ainult sugulasi täis. Ise olen tiibi kutsu ja ma ei karda kedagi. Kord ema laulis mulle väga kaunist viis ja isa õpetlikud sõnad laudus nii. Sul ainsaks vaenlaseks on loodud inimene, kuid ma ei suutnud uskuda neid sõnu siis, sest et olen tiigrikutsu ja ma ei karda kedagi. Ja kord siis teisisti mu vastas jahimees. Ma julgelt otsa vaatasin, ei jooksnud ees. Sest et olen tiigrikutsu ja ma ei karda kedagi. Mul haavad paranen, mul tiigri süda sees. Mul kõik on ööd ja vennad, kes seal metsa sees. Mul terve mets ja ainult sugulased mees. Mul ainsaks vaenlaseks on loodud inimene, sest et olen tiigrikutsu ja ma ei karda kedagi. Mul juba sünnist saati tiigri süda sees. Mul kõik on ööd ja vennad, kes seal metsa sees. Mul ema ööbik, isa lõvinas käib. Mul terve mets vaid ainult sugulasi täis. Ise olen tiigrikutsu ja ma ei karda kedagi. Ise olen tiigrikutsu ja ma ei karda kedagi. Sest et olen tiigrikutsu, ma ei karda kedagi. Luulete kaasa mulle? Ma saaks mikri ka panna, et saaks palju parem jälle. Tunduda võid veida. Tunduda võid veida. See ei saa kella seia. Sina töötad. Nii et ma olen alumis. Tema tööd ei tee. Kodu ka. Ikkest lahti saades. tiksume edasi läheb, ei kustu veel. Kust? alati
alati ikka peale tööd. Ikka peale. Koju ei näe. Tunduda võib veider, seiseb kella seier. Sina töötad, tema tööd ei tee, aga kogu kaader hingest lahti saades tiksuma edasi läheb, ei kustu veel. Alati ikka peale tööd, koju ei lähe, risti ette löö. Aega
Konts on kindlasti, noh. Ka tugeva käeline. Meivo, ma arvan. Tal on jõudu nii palju. Kontson. Kontson ikka, ma arvan, Kontsonil on vähe rohkem rammu. Ma arvan, et Kontson. Sellepärast, et ehk ta oma mingite valemitega teab, kuidas jõudu kuskile rakendada ja võidab ära. Kontson, seepärast kõik on matemaatiliselt juba ära tõestatud. Meivo, ta on rohkem kogemus. Kalme hakkaks naerma, ma arvan. Ma arvan, et Tahk, sest ta on vähe tugevam kui Kalme. Tahk, ta on suurem. Ma arvan pigem, et Tahk võidaks, kuna tal on väga treenitud käsi juba joonestamise ja kunstis, nii et... No lihtne. Ei ole ka. Üks joonistab, teine arvutab ja käega. Kes mida vastab? Klassijaat on mulle väga kallis, aga ma ütlen, et Kald, noh. Ja ma arvan, et Tahk on pehme käega, ta on kunstnik. Sellest kujuneb välja selline titaanide lahing või selline kaks sellist kõige võimekamat sellist jumalat võistlevad teine teisega, et väga raske on öelda, kes peale jääks. Tahaks öelda, et Marje Tahk, aga kes teab. Kaldmeel on samuti selline raudne haare. No, ma pakun, et see on musta augu tekke lugu. Vahet ei ole, kõik ootame. Kink. Ta on meil nii äge, siuke nunnukas. Anneli Konts, sest sealt tuleb nalja kui ka õpetust. Kehalesõpetaja, kuna ta on päris õpilaste sõbralik ja paneb ennast õpilaste nahka. Ma arvan Manni, sest et ta on hästi rõõmsameelne ja ta tunnid on väga ägedad. Laura Rohlin. Sellepärast, et ta on mu lemmikõpetaja. Kehalesõpetaja Marti, sest ta on nagu õpilane, väga tore õpetaja. Marti Pent. Sellepärast, et ta on noor õpetaja ja ta on hästi mõistev. Marje Tahk, sest ta on väga rõõmsameelne ja humoorikas. Kersti Kaldmäe, sellepärast, et ma olen väga-väga palju tema kabinetti pidanud külastama selle kooliaja jooksul. Ilmselt kõige rohkem üldse siin koolis. Ja siis jäi, ta on tore õpetaja. Ma arvan, et kindlasti Ülle Uuemaa, kuna ta on väga sportlik. Kalme, sellepärast, et taga saab nagu muust rääkida vahepeal. Tahk. Tore inimene. Siim Palu vist. Aga ma nagu täpselt ei oska öelda, miks tundub siukene sümpaatne inimene. Kersti Kaldmäe kindlasti, kuna tema naljad on väga meeldejäävad. Ma pean ütlema, et Andres Maastik, ta kinkis mulle õpetajate päeval ülivinge siukse kivi, mitte kivi, mille peale oli siuke kristallikogu. Kus ma olen väga uhke selle üle. Issand, see on väga raske küsimus. Marje Tahk, sest ta on klassijuhataja, päris hea huumorimehega. Varje võiks võtta, et ka ta tunneb maad igast asju vaatana. Aga rohkem ei oskagi. Õpetajad või? Täitsa üksiks arve. Mitte kedagi ei ole selle. Ma ei tea, kedagi ei võtaks. Järgmine. Siim Palu. Palu võtaksin, saaks kellegagi sporti teha. Siis võtaksin, Kaldmäe võtaksin ja võtaksin Varje, ta on puhkuse ära teeninud. Ma ei tea. Kooli kõige kenamad õpetajad, siis saaks nalja. Brita Bell. Brita Bellist 5. Kokkasid ei saa võtta või? No, 3 kokka ja propsi.
saarepuhkus. Võtaks Luda, Luba ja Luda. ärge üle õppige. Ärge arendage oma paarisuhteid kooli peal avalikult. Tehke pahandust. Pikerdage. Ainult vaadake, et vahele ei jää. Kui ma isegi teaks. õppige. ärge jätke viimasele minutile. Harjutage spikerdamist. Olge lahedad. Ärge tehke suitsu, ärge jooge, ärge pruukige narkootikume. Olge mõnusad. Nagu nii te teete kõik. Tehke 10. ja 11. eeltööd. 12. ei viitsi nii mitte midagi teha. Esiteks. Edu metaeksamil, kes matemaatikas on puujalad. Selles suhtes, et see on kujunenud päris raskeks või nii. Siis teiseks, palun ärge laske nendel kooliüritustel hääbuda, et palun tehke midagi selle jaoks. Mõelge uusi üritusi, tehke, olge aktiivsed, olge lahedad, olge mõnusad. Eelkõige olge iseendid. Ja kolmandaks, õppige ka vahelduseks, ei võta teilt tükki küljest ära. Põhimõtteliselt tehke kõike risti vastupidi, mis meie tegime, siis tulevad hästi palju medaliga lõpetajad ja tublid õpilased. Jätke kõik tööd jätke viimasele hetkele. Vahetage kooli. Ärge valige matemaatika eksamit, te võite minge maha. Ma ei tea, edu neile selle 50 punktiga eksamit. Õppige korralikult. 10. ja 11. klass. Siis 12. klass võib lebolt võtta. Et tehke pulli ikka koolis ja käige koolis. Tehke elu, sest et see on ainult 12 aastat, mille me oleme. Hakake kohe pingutama, et õppida tuleb palju. Lõpetaksin Jire kabinetis, telliksin pitsa, vaataksin ringi. Tuhniksin terve koolimaja iga viimase kui nurga läbi. Tahaksin nagu lihtsalt näha kõike. Ma nagu põhimõtteliselt iga kord võimalus on, vaatan, käin kõik kord läbi. Läheksin, käiksin, vaataksin. Mis seal täitsa kõige ülevamal korrusel on? No, ma arvan, ma võtaks mingisugust kontratööd vastused õpetajate tubadest, igalt pooltest kõik asjad võtaks, mis võiks kunagi kasuks tulla. Segaks nüüd laiali kõikidele. Ma teeks peo. Siis ma teeks hullupeo ilma õpetajate, terve koolimaja peale. Siuke basseinipidu ja paneks ühe kõva peo maha. Oi, mis peo ma korraldaksin? Korralikult disko saab sellel saalis teha. Oi. Kõik ujulad, kõik käiku täiesti julm. Ma ei kujuta ette. Laske tiirusteks drifti selle drag race'i pocket bike'idega. Õpiks midagi kasulik. Äkki ma laametaksin või? Lihtsalt nalja pärast. Paks tulevad selleks. Vaataks õues pilti. Ma võiks kõik asjad, nagu kõik toolid asjad võiks ühte ruumi ja paneks selle kinni, et keegi ei tea teiseks, kus need asuvad. Kas kohe koolist minema? Magaksin, kuna sellest ei teest puudust. Üks asi oleks kindlasti minna keemialaborisse, saate kõik asjad kokku vaadata, mis juhtub. Russian Forest Rave. Ma ei teekski mitte midagi, sest siin ei ole mitte midagi teha. Aga kui nüüd aus olla, siis ma tahaks sinna need trepid, mis viivad üles pärast 4. korrust. See, kus on füüsika ja keemia korrus, et sealt veel edasi. Ma tahaks meeleldi näha, mis seal on. Ma arvan, et kõigepealt ma oleks puhvetisse, teeks lihtsalt ühe mehe söömaorgia seal rämeda. Ja siis peale seda toibuks natuke. Siis läheks saali ja mängiks jalgrattaidega. Lihtsalt Jensoga juste lihtsalt. Teeksin valgele seinale graffiti, kuna see on minu arust väga lahe ja mingi klass vajab värvi.
ilus, avar, puhas. Ilus, modernne, vinge. Ja pikk ja lai. Moodne, puhas, korralik. Parem kui linnakool. 3 sõna. Suur, mõtete ja ilus. Ilus, sõbralik rahvas ja hästi suur. Jah. Valge, 4-kandiline akendega. Suur, ilus, korralik. Söök, uus kool, ilus, värviline. Sõnad arvad täis. Kodu. Hubane. Hea söök. 3 sõnaga või? Ma ei oska. Järgmine. Suur, ilus ja mugav. Õudne koht. Täna eile kui parem. Täna eile kui parem. Täna eile kui parem. Lõuksin kõik juppideks. Täna parem kui homme. Või kuidas see oli? See on 4 ju. Ma panin kokku, jah? Ma mõtlesin täpselt samu sõnu, hakkasin mingi lauseid moodustama. Täna parem kui eile, tahtsin öelda. Kui eile. Aina hullemaks läheb. Jah. Kurat, see on suur. Eriti kõva kool. Hea söök siin. Lõbus koht, sportlik koht ja hariv koht. Suur, lai, suur. Pole sõnu. Lemmikaja veetmiskoht. Moodne, hea söökle ja ilus. Tervist edendav kool. Suur. Siis kindlasti väga mugavad toolid, lauad ja väga hea söök. Suur, võimas, avar. Suur kool, palju õpetajaid ja targad õpilased. Igav. Pikad päevad ja hea söök. Tore, huvitav ja lõbus koht. Ilus. Aus ja liikuv.
võib tulla, jah? Jaa. Olge sisse. Kas ma segan? Ei, ma siin toimetan niisama. Nii, aga, et tulin siia mõne küsimuse asjus. Tulin 31. lennu kohta küsima, et äkki oskate midagi öelda? Mingid sõnu lõpetuseks, mingid iselaamustada, kiita, laita. No, eks inimesi on erinevaid. Nii. Ning erinevaid inimesi tuleb ka tunnustada. Ja kui tohib, äkki ma toon mõned näited siis. Ja, ikka. Et eks neid helgemaid pead ja on niisugused autosõbrad, Volkswageni mehed, on Solariumi sõpru, on sigaretimehi ja naisi, on kunstiinimesi, on muusikainimesi, on spordisõpru ning muidugi ka väga palju teisi inimesi, aga eks neid kõige erilisemaid on ka. On näiteks näitleja ja elukunstnik Rasmus, tegeleb raske näitlemisega. Raske näitlemisega? Raske näitlemisega. See on niisugune uus ala, et ma süvitsi ei lähe. Siis on meil, kes meil on, laulja. Laulja? See Twilighti poiss, Karl Sander Saarik oma kitarriga tinistab A-akorde ja B-akorde ja... Ta muidu mängib väga hästi klaverit ka. Ja, keelpillid on tal väga head. Ja eks bändil pidi hästi minema. Mario on bändis ja... Ja vot Mario mängib neid löökpille. Ja vot löökpillid, džambe. Aga siis mis meil on meil spordimehi, minu isiklik lemmik spordisõber on Brandon, kes tegeleb jalgpallispordiga, on suur huviline ja entusiast. Väga meeldib teda näha jalgpalliväljakul palli tagumas. Ja on ujujaid, on ka niisuguseid tavalisi elumehi, kuid neid on ka meie riigil vaja, sest et jätkusuutlik areng on see, mis loob meie tuleviku Eesti. Ja eelkõige pluralismi. Just. Oskad veel midagi öelda? Mõni silmapaistev nägu? Ei? Aga ma annaks mõned näited ellu. Tuul teemadesse teile inglid! Aitäh. Aga ma siis lasen teil lõpetada. Eks ma siis lõpetan siin ise, et ma võin uksi isegi. Nägudeni. Nägemist. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard.
hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt, cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as 6 other people in this club is a hella don't. Peep gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill, poppin' tags, yeah. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes, I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes, I look incredible. Come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Is that your grandma's coat?